Türgi mõistab selle sammu hukka, nimetades seda uueks piraatlusaktiks ning nõuab, et Iisrael vabastaks viivitamatult kinni peetud aktivistid. Itaalia teatel on nende saatkonnad Iisraelis, Türgis ja Küprosel palunud Iisraelil tagada pardal olevate Itaalia kodanike turvalisus. See viimane flotill on seotud Türgi organisatsiooniga IHH, sama rühm, mis oli 2010 aasta Maavi Marmara juhtumi taga. Kui Iisraeli merevägi kohtas aktivistide vastupanu ning operatsioon muutus surmavaks, hukkus 10 Türgi aktivisti, viies Iisraeli ja Türgi suhted kriisi. Stuudios on endiselt minuga suursaadik Mark Regev ning meiega liitub nüüd ka julgeolekuekspert Jonathan Regev. Jonathan, julgeoleku seisukohast vaadatuna, milliseid õppetunde saadi 2010 aasta Maavi Marmara juhtumist? Ja kas üks neist õppetundidest ongi see, miks neid laevu on nii kaua jälgitud ja miks need peeti kinni nii kaugel Iisraeli rannikust? Ja selleks, et olla kindel, et nad ei jõua liiga lähedale ning vältida olukorda, kus oleks vaja kasutada suuri jõude, nagu tol ajal tehti. 2010 aastal viis see 10 Türgi tsiviilisiku surmani, mis tõenäoliselt oligi peamine põhjus, miks kahe riigi suhted halvenesid tänaseks nii madalale tasemele. Iisrael, ja me oleme seda näinud ka eelmise flotilli puhul, teeb seda kaugel Iisraeli piiridest juba ammu enne, kui need aktivistid Iisraeli rannikule lähedale jõuavad. Kõike seda öeldes, siis antud juhul ei olnud 2010 aastal eriti palju vastuseisu. On tõsi, et Iisrael ei oodanud täpselt seda, mis seal juhtus. Kuid kui Iisraeli väed tollal IHH laevadele läksid, kohtasid nad tugevat vastupanu. Ja mis minu arvates seekord Iisraeli kasuks mängis, oli esiteks see, et vastuseisu ei olnud palju. Väed, ja me näeme seda siin, tulid suure jõuga, mida õnneks ei olnud vaja kasutada. Õnneks, ja see oli tol ajal suur murekoht, ei saatnud Türgi merevägi seda flotilli. Seda ei juhtunud. Kui Türgi merevägi oleks seda laevastikku saatnud ja Iisraeli ning Türgi mereväed oleksid merel kokku põrganud, räägiksime täiesti teisest stsenaariumist. Õnneks seda ei juhtunud. Mark, Iisraeli ja Türgi suhted on alates 2010. aastast järsult halvenenud. Praegu pole need sugugi head. Kui juhtub midagi sellist, kas president Erdogani hukkamõist võib omada reaalseid diplomaatilisi tagajärgi? Või on see pigem lihtsalt tavapärane Iisraeli ja Türgi vastastikune avalik diplomaatia? Ma arvan, et see on pigem viimane see vastastikune torkimine, millega me Türgi puhul harjunud oleme. Me peame meeles pidama, et 2010. aasta juhtumis, nagu Jonathan õigesti ütles, tapeti 9 Türgi kodanikku. Ja Iisrael tegelikult peaminister Netanyahu avaldas kahetsust ja me maksime kompensatsiooni. Ja tõde on see, et see oli viga, neid ei oleks tohtinud tappa. Me lihtsalt saatsime sinna oma mereväelased ja arvasime, et arreteerime meeleavaldajaid, kuid nad osutusid väga vägivaldseteks ning meie sõdurid sattusid ohtu ja me oleme sellest õppinud. Ja sellepärast, kui te nüüd pilte vaatate, siis Iisraeli sõdurid lähevad sinna kõigeks valmis. Ja tänu Jumalale, et see ei ole vägivaldne. Ja võib-olla just tänu sellele, et Iisraeli jõudu näidatakse nii ülekaalukalt, ei ole seal vägivalda. Ja mis puudutab türklasi, siis nad ei ole ilmselged sõbrad. Aga meie suhetes on olnud tõuse ja mõõnasid. 2010 aasta oli mõõn, aga vahetult enne seda külastas president Herzog Türgit. Ja nagu Jonathan väga õigesti ütles, otsustas Türgi merevägi või siis sellest kõrgemal olevad isikud, et nad ei ühine nende protestijatega. Ja seega ma arvan, et türklased nad ei ole Iisraeli sõbrad, aga ma ei usu, et nad tahavad avatud konflikti Iisraeliga. Ja see on hea asi.